täna õhtul oleme jälle Jumala sõna juures ja ma usun seda, et Jumalal on täna meile jagada seda, mida on vaja. Ja ma ei tee siin mingit sissejuhatust, hakkan jagama ja küll me siis aru saame, mida Issand on täna tahtmas meile ka öelda. Kõik see, mis on selles maailmas, mida just ka inimesed teevad, põhimõtteliselt need on teod, mida me teeme Jumala pilgu all, Jumal on kõike jälgimas, nii kui Piibel ütleb meile väga selgelt, et igal kõrgel asjal, igal uhkel laeval, igal kõrgel tornil, kõigil on tegelikult üks päev, millal nad lähevad põhja või saavad lammutatud. Eks meil Eesti rahvalgi on meenutada neid asju, oli meil laev Estonia ja ühel päeval oli ta põhjas. Oli meil Estonia Air ja ühel päeval seda ei ole. Kui hakkad mõtlema sedasi, kui paljud sellised asjad, mis on nagu omast meelest nagu kõrgele tõusnud ja kandnud võib-olla kõige paremas mõttes meie maa ja rahva nime, siis ühel hetkel on neid nagu alla tõmmatud ja on ära võetud. Ja sellepärast nii see on, et need päevad, sellised päevad, kus ülbed ja uhked saab alandatud, neid on siis riikidele, rahvastele, kuningatele ja kõikidele. Ja sellepärast nii see on, et peame seda samamoodi meeles, et oleme elamas Jumala silma ees ja hoidku meid Jumal selle eest, et me uhkeks ja ka kõrgeks ei saaks. Sellepärast, et kui oleme alandlikud, siis alandlikele antakse armu. No ütleme, et kõige suurem selline langus veel võiks ütelda, mida me ilmutuse raamatust loeme, on Paabeli langus. Ja ütleme, ma täna ei hakka ilmutuse raamatus seda üldse lugemagi, aga lihtsalt nimetan seda, et see on üks selline asi, mis veel seisab ees. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et eks meie elame siin selles Paabelis ka praegusel ajal, kus me nagu kogeme sedasi, et selle maailma mõtteviis ja need asjad on mingisugustes oma arengutes, meie Jumala rahvana oleme teistes arengutes. Ütleme, et ilmutuse raamatus on ka väga selgelt öeldud sedasi, et tulge välja sealt Paabelist. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et kuhu me siis läheme, eks me elame siin selles maailmas, ega siin maa peal pole seda ühtegi kohta, ütleme, et kuhu siis võiks ütelda minna, et kus seda Paabelit ei oleks, sest et see maailm on nii üksteisega seotud. Võib-olla mõni paik on kristlikum ja seal Ameerikas nad seal vahepeal ütlevad, et mõni osariik on, kus on usklikke rohkem ja mõni on selline, kus on neid paganaid rohkem ja tehakse koledaid asju ja roppusi rohkem ja siis inimesed vahetavad nende elukohtasid. Andrei Zapovalov ütleb sedasi, et nemad jälle elavadki seal, et olla õnnistuseks ja valguseks, kus on hästi pime, et nad ei vaheta ka sellepärast kohta. Ja sellepärast, kallid, me peame elama niimoodi Paabelis, et nagu sellest väljas olles. Ja sain nagu sellise sõna. Nii nagu seda tegi Daniel oma sõpradega. Neid viidi lausa sinna Paabeli vangipõlve, nendel ei olnud valikut. Ja neid õpetati seal ja neid toideti seal ja nad lihtsalt pidid elama seda elu. Aga põhimõtteliselt olid niimoodi, nad ei söönud kõike, nad ei kummardanud kõike seda, mida seal kästi ja nad elasid tegelikult oma elu. Mis tulemus oli? Tulemus oli see, et nende tarkus oli seal teiste tarkade tarkusest 10 korda üle. Ja sellepärast, kallid, nii see on ikkagi ka praegusel ajal, igal ajastul. Ja sellepärast, kui meie elades siin selles maailmas, tuleme nagu sellest Paabelist välja sellises just vaimulikus mõttes, teeme selle otsuse, siis me saame kogeda sedasi, kuidas Jumal meid aitab. Teate, see ei ole mitte ainult selline, et ütleme, et nagu mingisugune opositsioon või vastu olemine. Daniel ei olnud absoluutselt mingisugune vastane seal Paabeli riigis. Ta tegelikult oli tarkade juht. Ja sellepärast ta hoopis aitas neid kuningaid, rääkis nendele õigeid asju ja ta oli nagu õnnistuseks igal juhul, nii palju, kui need kuningad lubasid. Mõni kuningas küsis rohkem, teine kuningas nagu lasi oma elu võib-olla niimoodi minna, et alles nagu Belsassar oma elu lõpus taipas, et kuule, Danieli käest võiks küsida, kui üks kiri seal seinal, mida keegi lugeda ei osanud. Ja sellepärast aga nemad ise tegelikult olid avatud õnnistuseks ka sellele paigale, kus nad olid elamas. Ja see oli kindlasti ka Jumala tahtmine, me teame, kuidas prohvetid kuulutasid ja rääkisid just seda asja samamoodi ka, et olge õnnistuseks seal ja nemad seda kindlasti olid. Ja nii nagu ütlesin sedasi, et see ei tähenda alati mitte vastu olla, vaid see tähendab tegelikult olla üle ja mitte ülbelt üle. Olla tegelikult üle väiklusest
ja sellepärast on see nii, et tahaksin, et nagu me seda nagu mõistaksime, et me oleme, Jumala poolt oleme, pange need uksed kinni või ma ei tea, Aino, või aita keegi seal, sellepärast et ma ei tahagi ise siin minna. ole hea, lähed sinnapoole, teeme nii. Sest et need on meie lapsed ja me peame neid aitama. Ja sellepärast, kallid, lihtsalt ma ei taha, et neid mõtteid ära lõigataks praegusel hetkel nagu sellisel moel. Sest et need on issanda käest saadud asjad ja sellepärast kõik see muu segav asi tegelikult, seda tuleb täitsa vältida. Nii, tulen selle tähtsa mõtte juurde tagasi. See ei tähenda olla opositsioonis. Meil, ütleme, siin on niimoodi, et meie kristlaste hulgas on vahest nagu sedasi näha, et kui midagi nagu toimub, siis on nagu selline positsioon, et meie peame vastu olema. Me ei pea olema vastu. Meid on kutsutud tegelikult õnnistuseks, et me oleksime õnnistuseks siin selles maailmas. Ja sellepärast on see selline vastuolemine siin selles maailmas. See on selline väiklane lugu tegelikult. Ja sellepärast ja see, kui meid on ülendatud tegelikult taevasesse olukorda, see ei ole mingisugune ülbe üleolek. Ja sellepärast, aga sellest kõrgemast olukorrast, kuhu meid on ülendatud, me näeme asju õieti, me näeme asju teisiti. Meil peab olema tarkus tegelikult, ütelda nendes asjades olla siis nagu nõuandjaks ja nagu avajateks ja selgitajateks. Me näeme sedasi, et kui Jeesus on seal, ta ütleb, et teie olete alt, aga mina olen ülevalt. Ja me näeme sedasi, et kui Jeesus oli siin maa peal, siis ta oskas tegelikult käituda. Ta rääkis seal, kus ta rääkida sai, kus ta rääkida ei saanud, ta seal ei rääkinud ka. Ja sellepärast ja nii ta ongi tegelikult, et meil on issandalt õppida ka, kuidas elada nagu sellisel moel, kuidas issand tahab, et meie just Jumala lastena oleksime elamas ka praegusel ajal nii valguseks kui soolaks ja õnnistuseks siin selles maailmas. Ülevalt, ütleme, et kes valitseb seda kõige kõrgemat olukorda, see on tegelikult valitseja, see on võitja. Ja nüüd on niimoodi, et eks praegusel ajal on ka, nagu me teame seda, et ütleme, et inimesed ka nii palju, kui saavad, püüavad kõrgustesse minna. Ütleme, et plaanid on minna, et varsti lähme Marsi peale ja omal ajal olid niimoodi, et lähme Kuu peale. Siia Kuu peale ikka saadetakse vahetevahel. Aga põhimõtteliselt on nii, et aga nüüd küllap varsti hakatakse Marsi peale saatma. Ja sellepärast, et kui sinna juba ka nagu ära minnakse ja sest, et aga soov on nagu kuidagi nagu kõrgemale saada või kaugemale saada. Aga kallid, Jumalast kõrgemale ja kaugemale ei saa. Ja sellepärast on see nii, et igal juhul tema on kõige kõrgemas taevas, ta on valitsemas, temast kõrgemale keegi tõusta ei saa. Saatan tahtis tõusta, tahtis minna sinna kõrgele mäele, aga teda tõugati ära. Ja sellepärast on nii, et need inimeste satelliidid ja inimeste pingutused, need jäävad kõik tegelikult allapoole ja need taevalused kurjusevaimud, need jäävad ka kõik tegelikult allapoole ja sellepärast meie tegelikult olemegi koos Jumalaga selles kõrgemas olukorras. Ja nii on, et nüüd on mõned sellised Jeesuse käitumise näited, kui ta on siin selles maailmas. Ta ei sõima vastu, kui teda sõimatakse. Siin selles maailmas on sõimu, siin on halvasti ütlemisi asju ja seda tehakse, provotseeritakse, et saada teise käest samamoodi nagu vastu. Sest et reaktsioon on tavaliselt selline, et me nagu käitume väga kergesti nagu samamoodi, nagu kuidas meiega käitutakse ja sellepärast vaenlane seda püüab sõimata ja proovib sedasi, et Jumala rahvas langes ka sinna. Aga Jeesus oli see, kes tegi head, kui kurja tehti. Jeesus oli see, kes tervendas seal näiteks selle tema vangistajate kõrva seal, selle Malkuse kõrva. Ta andis Pilatusele, kohtunikule, andis väga siiralt nõu. Ta nägi sedasi, et Pilatus on segaduses, ta on kartust täis ja ta tegelikult küsib ka tõe järgi ja Jeesus rääkis temaga, andis talle täiesti sellist väga selgeid ja toredaid ütlemisi ja vastuseid ja oli teda valmis tegelikult aitamas nagu selles, mida Pilatus just ka vajas. Ja palvetas oma kinnivõtjate pärast ja ristilööjate pärast aga seda saab ainult teha tegelikult kõrgemast positsioonist. Seda ei saa teha altpoolt, seda saab teha ainult siis, kui sa oled nagu nendest olukordadest kõrgemale tõusnud, mis iganes on siin selles maailmas. Ja sellepärast ka see on tegelikult meie võimalus. Nüüd järgmine asi on see, et laul 91, ma ei hakka seda ka täna lahti tegema, nähtavasti teen piiblit ühes kui teises kohas veel täna lahti, aga nüüd on nii, et seal on räägitud, et kõik seal need linnupüüdja
verepaelud ja hukkavad katkud ja asjad ja kõik, mis siin selles maailmas on. Ja kõik need lõksud ja asjad, mis on, Jumal tegelikult tahab meid kõikidest nendest asjadest tegelikult hoida. Samamoodi Jumala sõna tahab meid hoida kõigest sellisest, mis on nagu mürgine ja mis on nagu hävitav ja halb. No ütleme, et siin ilmas on, ütleme, need meelemürgid, osad, mis hävitavad inimeste meeli ja inimeste füüsilisi terviseid ja no ütleme, et väga lastavad, need on, ütleme, see või narkovärgid, ütleme, et otseselt. Aga ütleme, veel rohkem on tegelikult on see, et need kibedad juured, mis kasvavad inimeste südames, need rüvetavad tegelikult paljusid. Rohkem kui tegelikult need alkoholid ja narkootikumid, sellepärast need lihtsalt kõrvaldavad, võiks ütelda, inimese vaikselt ära. Aga vaata, kui see kibedus tegelikult, mis on inimeste südametes ja mis on nagu kasvamas ja mida vaenlane tegelikult väga tahaks nagu külvata, see on tegelikult väga ohtlik mürk. Sest et vaata, mis on südames, seda räägitakse. Ja siis on see maailm täis neid igasugu, neid lastavaid ja lammutavaid sõnu ja sellepärast on see väga tegelikult ohtlik ja halb ja sellepärast on see nii, et me peame olema nagu valvel selle koha peal, et me nendest valedest ja mürgistest juttudest, mida siin vaenlane püüab selles maailmas väga levitada, et meie tegelikult nendest asjadest osa ei saaks. No nii, nüüd see on ühel päeval, kui olin issand ees ja siis olen selle osa saanud ja nüüd jagasin selle ära. Nüüd liigun edasi ja see on teisipäevasel päeval, kui olin eile, olin issand ees, siis panin teatud asju ka kirja. No me oleme praegu tegelikult ühes sellises ajas, kus tähistatakse siis seda 80 aastat Saksamaa kapituleerumist, võitu Saksamaa üle. Ütleme, et olid võitjad, olid kaotajad, olid need erinevad pooled, Saksamaal olid omad liitlased ja teisel pool siis ütleme Venemaa ja teised liitlased samamoodi olid. Täna on just 7. mai, ma just vaatasin täna ka veel Google'ist järgi, et 7. mail tegelikult esimest korda Saksamaa kapituleerus ja see oli Prantsusmaal ühes linnas, kus ta siis kirjutas alla ja see oli nagu lääneliitlastega siis allaandmise kokkulepe, mida tegi. Siis ütleme, koos Nõukogude Liiduga tehti seda Berliinis 9. mail ja sellepärast on, ütleme, et neid võidupäevi tähistatakse erinevalt. Homsel päeval Ameerika tähistab võidupäeva ja nähtavasti just nii hästi, kui veel oskab seda esimest korda, president Trump on seda tegemas ja seda võidupäeva ja teate, selle võiduga on praegusel hetkel juhtunud üks huvitav asi, et nüüd on niimoodi, et seda nähakse pisut nagu erinevalt, et kuidas see tegelikult selle asjaga on olnud. No tuleb mulle meelde siin üks Billy Grahami selline armastatud näide, et rähn oli toksis aga puud ja toksis ja siis ühel hetkel välk lõi puusse sisse ja siis ta mõtles, oi, kui tugev mu nokk oli, et lõi selle puu täitsa puruks, tead, eks. Ja sellepärast, kallid, praegu on samamoodi ka, et nende ajaloosündmuste peale need toksijad, igaüks nagu mõtlevad, põhimõtteliselt on niimoodi, Jumal ütleb väga selgelt, et võidu annab Jumal. Aga nüüd on niimoodi, et kõik need rähnid, võiks ütelda, kes seal toksisid ka, nad kõik võtavad nagu seda võitu ja tunnevad rõõmu, et vaat, kus mul oli tugev nokk. Ja sellepärast mina ei hakka täna neid tugevaid nokkasid ritta panema, et kelle nokk oli tugevam nendes asjades, eks see oli valus asi, see ei olnud absoluutselt mitte mingisugune kerge asi, ei võitjate ega kaotajate poolt ei olnud see kerge asi, see ei olnud Eesti rahval, ei olnud see sugugi kerge asi, meie Eesti rahva inimesed ju tegelikult mehed olid mõlema poole peal, olid Saksa poole peal ja Vene poole peal olid sõjaväes, vennad võisid vendade vastu sõdida. No ütleme, et see oli kohutavalt raske niikuinii tegelikult, mis kõik sündis. Ja väga meeldiv ja hea oli siiski, et ühel päeval sõda lõppes ära. Ja sellepärast see aasta 45 tõi sellise, võiks ütelda, sellise lahenduse, nagu milles me oleme põhimõtteliselt elanud, nüüd on see praegusel ajal hakanud nagu muutuma ja nagu ütleme, nagu suhtumised ja mõistmised ja arusaamised ja ma ei hakka üldse laskuma nagu nendesse seletustesse, sest ma usun sedasi, et kui me täna siingi omavahel räägiksime, meil on erinevaid arusaamisi, mida keegi nagu võib-olla mäletab või mis on nende lähedastega sündinud ja sellepärast nagu nendesse asjadesse ei lasku praegusel hetkel. Aga nüüd on nii, et aga asjal on mingisugune reaalsus, mida kõige paremini teab Jumal. Vaata, toon siia nagu võrdluseks, toon nagu selle, kui Jeesus suri
ja tõusis surnust ülesse, siis oli ütleme, täiesti konkreetne lugu, see oli Jumala poolt plaanitud, ette kuulutatud, Jeesuse poolt täide viidud, sündinud asi. aga sealsamas tegelikult juhtub see lugu, et seda Jeesuse seda surma ja ülestõusmist hakatakse teistmoodi tõlgendama ja rääkima. 1. Korintuse 15. peatükis Paulus võitleb selle asjaga, teate, et seal osad räägivad, aga Jeesus polegi surnust üles tõusnud. ja ütleme, et seal nagu seal juutide hulgas jutt levis, et jüngrid varastasid ära ja ütleme, et lasti need teised jutud lahti ja hakati tegelikult seda Jeesuse surma üle võitu tühisemaks tegema. Paulus ise ütles, et tead, et ma ei kuulutaks mitte midagi muud kui risti löödud Kristust, et mitte kuidagi ei kisuks alla seda võitu, mida tegelikult Jeesus saavutas Golgata ristil, sest oht oli tegelikult selles olemas. ja vaata, nüüd ongi sedasi, et see minu võrdlus on nagu selle koha pealt, et küsime Jumala käest seda kõige reaalsemat reaalsust, kuidas suhtuda, kuidas näha asju, et mitte ei oleks nagu mingisuguste inimeste nagu mõtete ja nende nagu tahte ja unelmate järgi nagu praegusel hetkel tagantjärgi asju kuidagi tõlgendamas, vaid et me võiksime nagu mõista seda, et mis siis oli ja miks oli ja nii palju, kui Jumal seda meile tahab avada, avagu seda meile. Ja üks asi on täiesti selge, milles ma täitsa kindel, et võitusid alati tegelikult annab Jumal. Ja sellepärast, et siin on, et võidu annab Jumal, sellepärast, et kui me piiblit vaatame algusest saadik, on see niimoodi, et erinevates olukordades me võime näha, kuidas Jumal tegelikult sekkub ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal ei ole seda positsiooni käest ära andnud. Ja võit jääb talle. Ja ütleme, et ilmutuse raamat ju lõpeb sellega, et võitjad pärivad selle igavese elu ja seal on mitmed asjad, mis nendele 7 kogudusele öeldakse ja kõikides tegelikult soovitakse seda, et oleksid need võitjad oleksid olemas. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Nii et, aga kõik need kogudused läksid läbi oma kiusatustest, katsumustest, erinevatest olukordadest ja nad pidid tegelikult võitma. Vaata, eesti keeles järgmine nagu selline mõte, mida nagu märkasin, on see, et vaata, võit ja võidmine on kuidagi nagu ühest juurest natukese meil. Üks on küll nõrga teega, teine tugeva teega, aga see kõlab kuidagi väga hästi kokku. Et eks need võitjad peavad tegelikult ka võitud olema. Ja sellepärast on see nii, et Paulus kutsub väga üles, et me ei jääks oma sellest võidupärjast ilma, et keegi seda meilt ära ei rööviks, sellepärast, et vaata, see võit on selline asi, et seda nagu tahetaks kuidagi teiseks teha. No põhimõtteliselt on niimoodi, et Jeesuse võit on siin niimoodi kõikuvalt omamas tähtsust. Ütleme, et põhimõtteliselt on nii, et aja arvamine hakkas Jeesusest meil. Eks see on niisugune, et ajalugu nagu hakati uuesti lugema, et ja sellepärast kiitus Jumalale selle eest, et mingid asjad nagu juhtusid niimoodi nagu vääramatult ja meie elame selle kalendri järgi. No kõik ei ela selle kalendri järgi, juudid ei ela selle järgi, hiinlased ei ela selle järgi ja neid rahvaid on nii palju, kes ei ela selle kalendri järgi. Aga sa vaata, meie Eesti rahvana elame selle kalendri järgi just, mis ikkagi oma aja arvamise sai, kas siis Kristusest alates või siis enne Kristust, seal need numbrid lähevad teistpidi. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et meie elame siin sellises maailmas, kus on väga tähtsal kohal meie issanda võit. Seda ei tohi ei suurendada ega vähendada. Teate, kui sa Jeesuse võitu hakkad suurendama, evangeeliumi kuulutajatena me teeme seda. Meil on niisugune tunne, et Jeesus vähe tegi. Et tead, et me peame selle veel ilusamaks rääkima, veel rohkemaks ja selliseks. Kallid, tegelikult on see Jeesuse võidu alandamine. Sest et kui siin on midagi vaja lisada, Jeesus ütles, see on lõpetatud, sellega on korras ja sellepärast on niimoodi, et me ei pea olema mures, et meil on mingisugune kehv evangeelium, et me peame seda kuidagi ilustama ja muist asju varjama. Ei pea, tead, kõike see, mis on kirjas, seda räägime julgelt ja tunneme rõõmu sellest, mida issand tegi, kõik on hästi tehtud, kõige paremini ja anname talle kogu au. Nii et me peame seda mõtlema, kas Jeesus on siis meie elus see võitja, keda me järgime, käime selles võidujooksus kaasa ja kas me oleme ikka need, kes me issanda võitu tähistame, tegime seda alles ülestõusmise pühadel, teeme põhimõtteliselt seda igal pühapäeval ja sellepärast kiitus Jumalale, et ma usun sedasi, et valdavalt täna, kes me siin oleme, me hindame issanda võitu. Aga nüüd on niimoodi, et Jeesuse võit on igal juhul on saatanale, on ta alandav. Talt võeti relvad ära, ütleme, ta kaotas tegelikult palju, ta arvas, et ta nagu midagi saavutab ja võidab, aga tegelikult ta sai suure alanduse osaliseks.
ja nüüd lihtsalt nimetan, oli Jeerikos kord selline võit, mida Jumal tõi, oli suur võit, mida Jumal andis siis Iisraeli rahvale, kui nad tulid Egiptusest välja ja eriti, kui siis Vaaro ja tema sõjavägi seal meres hukkusid. Joosafati aegne see suur võit, mis tuli, Iskja võit, Gideoni võit, kõik need on sellised asjad, mis tegelikult tulid Jumala käest ja oli nagu ütleme, et need, kes aru said, need kiitsid kõigest jõust Jumalat selle eest. Need võidulaulud ja kiitused ja asjad tore lugeda, eks. Tuleme korraks Eesti juurde veel tagasi. Ütleme, et Eesti, see teine vabadus. Mõtlen sedasi, et ei ole palju ju tegelikult läinud. Ütleme, see 35 aastat umbes sellises tuuris me oleme, eks, selles asjas. Ja küsimus, milles tegelikult on? Lugu on selles, et aga kelle see võit siis on? Kas siis Savisaar oli nii tugev, et tõi meil selle vabaduse? Või oli Tõnis Mägi nii ja laulja, et laulis meid vabaks või olid seal teised lauljad, ei taha neid teisi lauljaid ka kuidagi alandada, kõik need pihlapid ja värgid ja kes iganes tegid häält sellel ajal, kiitus Jumalale kõige selle eest, mis tegelikult, mis oli. Või oli Saare Ain, kui me siin Võrus mõtleme, et kes lipuga ringi ja hakkas vabaduse sambaid tegema ja vaata, ja nüüd on niimoodi, et igaüks oma, tegelikult võiks ütelda oma mätta otsast, oligi tegelikult väga oluline tähtis. Aga teate, mis on juhtunud? Kistakse endale seda võitu. Sellepärast, et siin on niimoodi, et tahaks ju, kui ikkagi võiduga tegu, siis tahaks olla mina nagu see, tead ikkagi nagu, kes kohe seda asja tegelikult mõistis ja tegi ja kõige tähtsam ka tegelikult oli. Aga nii ta on, et ka Eesti selles asjas, võtame selle asja niimoodi kokku, oli kõige tähtsam, oli Jumal. Et tema andis meile selle vabaduse. Ja sellepärast on niimoodi, et kõik need inimesed, kes midagi pidid tegema, nad olid oma kohal, aga kõik au ja kõik kiitus tegelikult ka selle eest, et meile see vabadus kingiti, ikkagi tuleb Jumalale anda. Nüüd on niimoodi, et nende võitudega tuleb mul selline, veel üks selline pilt tuleb ka. Et vaata, võtame poksimised, piibel tarvitab ka tuulepeksmist ja jooksmist ja erinevaid spordivõistlusi, Paulus ütleb. Vaata, poksis võib olla niimoodi, et niisugune väga veenev võit on see, kui teisele paned selle knock-out'i, et teil on siruli maas ja loed 10 ja valmis, eks, et oligi võidetud, eks. See on nii, siis on lihtsalt väga selge kõigile, et oli nii. Aga osad võidud tulevad punktidega. Kohtunikud vaatavad, palju kordi ikkagi läbi löödi. Muudku loevad neid, läheb kirja kogu aeg niimoodi, eks. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et vaata, ongi erinevad võidud, et vahest see tuleb nagu punktidega ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal ise teab ka, me praegusel hetkel ootame ka lahendusi, et tuleks rahu ja mida praegusel hetkel maailmas vaja. Need alles praegusel hetkel, eks seal India ja Pakistan hakkasid oma vahel ja Iisraelis on seal omad lood ja Süürias ja kus seal asjad käivad ja siin Ukraina ja Venemaa vahel ja kus need tülid on praegusel hetkel üleval ja sellepärast tegelikult on lahendusi vaja. Ja sellepärast ja vahest inimesed nagu tahaksid, et oleksid need knock-out'id siis nagu tehtud selliselt ära. Aga Jumal ise teab ka sedasi, et vahest sobib ka see nagu see punktide asi, et need võidud välja tegelikult kuulutada ja lahendused tuleksid. Ja sellepärast, kallid, üldse on nii, et ega nüüd saatanale ei meeldi tegelikult absoluutselt need inimesed tegelikult, kes on võitjate hulgas. Ja sellepärast on see nii, et tema tegelikult on väga tegelikult on sõdimas tegelikult siis ka nende võitjate vastu. Ja nii, et sellise pildi ma põhimõtteliselt siit sain ja olen praegusel hetkel teile ka jaganud. Nüüd lähme piibli juurde ja ma tegelikult otsisin piiblist nagu neid salme, et neid võrdlusi tänasel õhtul tuua ja neid mõtteid nagu leida, mida võiksime nagu Jumala sõnast õppides nagu kasuks saada praegusel hetkel, kui oleme mõtlemas nende võitluste ja võitude ja asjade peale, et meie mõtted oleksid nagu korras. Ja ma hakkan nagu piibli eespoolt pihta ja see on üks selline huvitav võitlus, mis mulle silma jäi, oli Jakobi peres. Ja Jakobil oli 2 naist ja seal mõlemal naisel veel need ümardajad ka. Ja seal käis üks võistlus, mis võistlus seal käis laste sünnitamise võistlus. Sellepärast, et Leal sündisid alguses hästi ja siis oli niimoodi, et Rahel oli nagu sellega hädas, et tema ei olnud edukas selles asjas ja ma loen 1. Moosese 38, loen sellise salmi. Siis ütles Rahel, ma olen õega võidelnud Jumala võitlust ja olen võitnud ja ta pani temale nimeks Naftali. Tegelikult oli niimoodi, et see, mida ta siin tegi, oli niimoodi, et temal oli
tegelikult see ümardaja Pilla, kes siis talle sünnitas juba teise poja. Ennem sündis Taan ja nüüd sündis Naftali ja siis on niisugune huvitav asi, et õieti ütleb sedasi, et kus sa neid lapsi ikka saad, jumal kingib neid. Ja sellepärast ütles, et ja ma olen oma õega võidelnud, jumala võitlust ja olen võitnud ja sellepärast, et nüüd ta ühel hetkel nagu seda lihtsalt räägib välja, sellepärast et võitlus käis nagu sellisel viisil. Ja nüüd on, ja eks vaata, temal juhtub üks selline, Rahelil juhtub tegelikult väga ju selline raske lugu. Ja ma juhin ka sellele tähelepanu. Ja vaata, kuidas kahte moodi võib asju nagu näha. Ta tegelikult väga tahtis lapsi saada, talle sünnib Joosep ja teiseks sünnib talle Benjamin. Ja nüüd on niimoodi, et juhtub nagu see, et vaata, kui see Benjamin sünnib, siis põhimõtteliselt ju juhtub see, et Rahel sureb. Ja sellepärast on vaata nagu see üks väga täide läinud, võiks ütelda selline igatsus, mis oli nagu tema elus, et ta võiks olla ema ja et ta sünnitaks Jakobile poegasid ja peret ja see oli talle väga tähtis ja oluline ja nüüd on niimoodi, et aga see tuleb nagu sellisel moel, see on 35 peatükk esimesest Moosesest ja siis 18. salm. Ja kui ta hing oli välja minemas, sest varsti ta surigi, pani ta temale nimeks Ben-Oni. Ja see tähendab mu vaeva või valupoeg. Aga tema isa kutsus teda Benjaminiks ja see tähendab mu õnnepoeg. Ja sellepärast, kallid, ma räägin sedasi, et ega need võidud ja asjad, ega need kergelt ei tule. Ega see võit, mis Kolgatal tuli, ega see polnud mitte mingisugune kerge asi. Jumala poeg on suremas, isa annab oma poja, et meid päästa ja sellepärast on see niimoodi, et ja täna ühe Taaveti sellise loo juurde tulen veel ka, kus on nagu need kaks asja on nagu nii läbi põimitud tegelikult, kus see, võiks ütelda, see rõõm ja see valu. Nii et Jakobi see armastatum naine, ta sureb, aga ta toob selle Benjamini ilmale ja isa siis nimetab seda oma poega hoopis ühe teise nimega. Ja sellepärast, kallid, see ongi niimoodi, et vaata, kui erinevad arusaamised on olukordadest. Mu vaev ja tegelikult mu õnn. Ja sellepärast on see niimoodi, et anname andeks praegusel hetkel, et me riikide ja rahvastena ja inimestena ja võib-olla su naaber ja võib-olla su suguvõsas kõik ei mõista kõike seda, mis on maailmas praegu toimumas või mis ajalus toimus, mõistame erinevalt, räägime erinevalt, sellepärast et me kuidagi vaatame nagu kuskilt ühest erinevast positsioonist ja mis nagu meile isiklikult ka nagu osaks sai. Ja sellepärast, kallid, paraku see nii on, et olemegi erinevalt asju nägemas. No nii, Jakob on ise see, ütleme, et ka kes tegelikult võitleb Jumalaga, see tema võitlus oli juba ennem, see on juba seal 32. peatükis ja küsimus on nüüd, millele tahan tähelepanu juhtida, see ka. Ta on võidelnud Jumalaga ja inimestega, kui nagu seda lugeda, see on see 32-29. Et see on väga huvitav, et mul endal kuidagi nagu rohkem oli meeles, et ta võitles nagu Jumalaga, läheb sinna mäe peale ja siis ta võitleb seal 32-29, ma teen see kohe ka täpselt lahti. Ja siis, kui ta seal 29 salm ütlesin, jah, loeme selle. Seepeale ütles tema, su nimi ärgu olgu enam Jakob, vaid olgu Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud. Vaata, kes kuulutab tegelikult võidu välja, Jumal kuulutab võidu välja. Ja sellepärast ta kuulutas seda, inimeste seltskonnas on võit sul ja ka Jumala ees oli tegelikult oli võit. Et ikkagi, ütleme, et siin on kõige kõrgem kohtunik, ütles, et nüüd on niimoodi, tehtud asi. Aga teate, see käis üksinda. Ja sellepärast ma, kallid, tahan ütelda sedasi, et me vahest tahaksime kõike nagu koos teha, tore on koos olla, tuleme kogudusse kokku ja saame üksteiselt tuge. Aga teate, tegelikult kangelased sünnivad tavaliselt alati ikkagi üksinda. Nii kui ütlevad, et kotkad lendavad ka ja lendavad mitte karjas, vaid üksinda ja kõrgel. Ja oli Mooses seal karjatamas üksinda palju ja oli Taavet üksinda karjas ja ta kujunes tegelikult seal välja. Risti Johannes kujunes välja seal üksinda kõrbes olles ja Joosep ka lihtsalt vägisi eraldati ära kas või sinna vanglasse aga see kõik oli tegelikult ettevalmistusasi. Ja sellepärast on, kallid, niimoodi, et kui on suuremad ülesanded, siis pead rohkem üksi olema.
ja sellepärast on see niimoodi, et noh, kui on väiksemad asjad, siis võid alati kuskil seltskonnas olla ja lobiseda. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et kui sa tahad olla rohkem nagu Jumala kutsumises, siis alati need inimesed tegelikult peavad palju rohkem tegelikult üksinda olema, sest et peavad olema issandaga kahekesi, et tema käest kuulata. Ja sellepärast on see nii, et ka see on meile tegelikult eeskujuks, kuidas tegelikult saab võita, aga seda tuleb tegelikult isiklikult väga, väga kätte võtta ja valmis olla ka selle jaoks. Nüüd on nii, et ei hakkagi rääkima sedasi, et igal juhul Moosesel oli vägev võidulaul, kui merest tuldi läbi ja teate, milles lugu on kõige tähtsam asi? Seal ei ole mitte kriipsugi muud kahtlust, et Jumal andis selle võidu. Vaata, seal oli niimoodi, et meri eest ära läheks ja meri peale tagasi tuleks ja seal ei ole, no kõik au on tegelikult on Jumala antud, seal ei ole mitte mingisugust kahtlustki, et kes seal tegi, et nüüd me seal selle vee ära pumbasime ja saime sealt omale tee teha. Ja absoluutselt neid mõtteid ei tulegi kuskilt. Aga nüüd üks selline ka kinnitav asi on nagu veel võitude koha pealt. On, vaata, 4. Mooses 22. 4. Mooses 22 on selline lugu, et seal see Pilem kutsub Balakit, et tule Iisraeli rahvast needma. Ja põhimõtteliselt on see nii, et ta ei saa sellega hakkama. Teate, mille pärast hakkama ei saa? Kui Jumal on õnnistamas, siis õnnistatud need ei saa. Kui Jumal on võitu andmas, siis teda kaotust kandma panna ei saa. Ja ma loen siit selle 22 ja 12, no 11 võib-olla ka. Noh, see on, kuidas see Balak siis kurdab seal, et vaata, Egiptusest on tulnud üks rahvas ja ujutab maa üle ja tule nüüd ja nea mulle ära, vahest suudan teda võitluses võita ja minema ajada. Aga Jumal ütles Bileamile, ära mine koos nendega, sa ei tohi needa seda rahvast, sest ta on õnnistatud. Kas su kõrv kuuleb? Kas sa tohid igat rahvast needa, kui ta on õnnistatud? Sa ei tohi needa, kui ta on õnnistatud rahvas. No me oleme võib-olla kristlastena harjunud, et Iisrael on see õnnistatud rahvas ja meie tavaliselt võtame kohe nii hopsti selle positsiooni kergelt, et vaata, seda ei tohi teha, sest et sõnas on väga selgelt öeldud, tahad õnnistatud olla, õnnista, saad õnnistatud, eks. Aga teised rahvad, Jumal armastab kõiki inimesi. Ja sellepärast on see niimoodi, et keda Jumal tahab õnnistada, siis meie neid needa ei tohi. Aga kus sa tead, keda Jumal õnnistada tahab? Kas sa tead, äkki Jumal tahab su naabrit õnnistada ja sind vähem õnnistada? Aga sulle võib-olla see ei meeldi, eks. Aga sellepärast on niimoodi, et aga meie peame tegelikult Jumal ette minema sedasi, et küsida, et Jumal, mis on värk, miks sa nii teed? Ja küll Jumal vastab ja vaata, seal oli niimoodi, Pilemail oli kohe selge jutt Jumala poolt. Tead, see on minu valitud rahvas ja mina tahan õnnistada. Ja teda meelitati rahaga, tule nea, tehti kingitusi aga teate, ei, sealt tulemust ei tulnud, sellepärast, et vaata, Jumala plaan oli tegelikult selline. Ja sellepärast kiitus Jumalale, nii et Jumal on üle kõige, kui ta tahab õnnistada, siis ta õnnistab. Jumal on see, kes annab võitusid, nii et usaldame seda kõige kõrgemat kohtunikku ja ka praeguses ajas, sest võitlused ju seisavad veel ees, sõjad käivad, aga sõdades on ikka niimoodi, et on võitjad ja kaotajad ja sellepärast me peame sellega arvestama, et nii need asjad ongi, et Jumal neid asju lahendab. No see lõplik võit saatan üle seal ilmutuse raamatus, kui saatan juba tulejärve lendab ja kõik, ütleme, et teadagi, kelle see võit on, aga vaata, vahepeal on meil neid lahinguid ka, millest me peame läbi minema. Piiblis on üks tore naine, Samueli ema Hanna, kes, ütleme, kui temale sünnib siis poeg, seda, keda ta kaua ootas, et talle üldse laps võiks sündida ja tegi seal Jumalaga kaupa. Jah, saab selle Samueli, aga siis on see selline lugu, et põhimõtteliselt on niimoodi, et on Anna kiituslaul 1. Samueli 2. peatükis. No see on vägev laul, aga ei jõua lihtsalt lugeda, aga viimane siin lõpupool on 10. salm näiteks ütleb, et issanda vastu riidlejad kohkuvad, taevast müristab kõige kõrgem, issand mõistab kohut maailma äärtele, annab rammu oma kuningale ja ülendab oma võitlusarve. Ja põhimõtteliselt on siin eelnevalt ka näha sedasi, et keda ta surmab, keda ta teeb elavaks, kõike teeb tegelikult issand. Ja sellepärast, kallid, ka samamoodi oli nii, et Anna väljendas väga selgelt, et kõik on tegelikult on issanda käes. Ja sellepärast on niimoodi, et vaata, mis see tänase sõnumi eesmärk on see, kui me oleme nendele võitudele ja kaotustele oleme mõtlemas, siis vaata, kui on tegu võiduga, siis me peame tegelikult andma au Jumalale. Kui ta kuskile lubab tegelikult võidu tulla. Ja sellepärast on võiduandja on tegelikult on Jumal. Iisrael sealsamas, ütleme, siin Samueli
1. Samueli 4. peatükis. Iisrael saab kohe kaotuse tegelikult. Alguses kaotab seal vilistidega 4000 meest ja siis teisel korral, kui nad lähevad, veel 30 000 meest kaotavad ja laegas võetakse ära. Ja teate, mis on? Au on lahkunud. Teate, võitjatel on au, aga kaotajatel au lahkub. Lihtsalt nii on. Et siin ei tasu nagu, sa võid kade olla selle au peale, mis tegelikult võitjatel antakse, aga võitjatel on tegelikult on au. Ja Iisrael oli sellel hetkel pidi kogema sedasi, et vaata, Jumal ei olnud nendega ja lihtsalt nad pidid selle kaotuse osaliseks saama. Ja sellepärast lihtsalt nii see on, et ja siis Samueli, ütleme selline aja nagu lõpp, ütleme, kui tuleb kuningate aeg, siit on ka ühte asja õppida, mis meil inimestena on väga oluline nagu mõista. Vaata, ei olnud juhti panna. Samuel oli vana, pojad olid kõlvatud selle ameti jaoks ja ei ole juhti. Rahvas ütleb, et teeme nii, nagu teistel rahvastel, et kuningad. Saidki siis esimeseks selle Sauli, aga põhimõtteliselt on see nii, et kui nüüd seda kuningate ajalugu võtta, kui on väga lühiajalised kuningad, siis on probleem. Ei ole valitsejad. Kui pikaajalised on, siis meeleldi nende kohta öeldakse diktaator, et oli kaua. Eks Taavet oli kaua ja diktaator Taavet ja Salomon ja igasugused, võtta siis tuleb nagu see tegelikkuses sageli on hoopis niimoodi, et see on niisugune peidetud kadedus, et on olemas üks hea juht, kes võib kaua olla, kes valitseb kaua, keda ta üles tõstab, ja rahval on juht olemas. Ja vaata, see on sul tegelikult suur õnnitus. Aga me näeme, et seal ütleme Iisraeli riigi lõpp, mõni oli 7 päeva kuningas, järgmine lõi maha, ja muudkui kaklesid nende kohtade pärast ja see on selline, aga vaata, kui on juhid tegelikult olemas, see on suur tegelikult õnnistus, aga Iisrael mängis oma vaimuliku juhtimise maha, sest Samuelist edasi, vaata enam sellist vaimulikku head juhti ei olnud ja siis hakkas see niisugune keerukam kuningate aeg. Ja ütleme, et aga õppida näed, siit meil see igal juhul on. Ja nii, et ütleme, et kiitus Jumalale, et olid mõned head kuningad, kes on kohe, võiks ütelda, nagu meie issandale ka need nagu prototüübid, oli see kuningas Taavet ja igal juhul Jeesus Taaveti poeg. Ja vaata, kui Taavet juba võidab Goljati, Taavetist natuke rääkisime, seal karjas sai ette valmistatud, ta võitis seal lõvisid, karusid, ta tegelikult oli valmis selle ülesande jaoks, kui ta läks Goljati vastu tegelikult. Ja sellepärast on niimoodi, et mida sa oled salaja valmis saanud, neid ülesandeid sulle avalikult anda saab. Sellepärast, aga kui sa lõvisid karusid võitnud ei ole, siis ei tasu Goljatiga võitlema minna. Sellepärast, et vaata, küsimus on nagu selles, kui sa ei ole ette valmistatud, kui sa ei ole treenitud, siis on see tegelikult väga rumal ja ohtlik. Mõlemad pooled, kui see Goljatiga võitlus on, mõlemad sajatavad seal, või mis mõlemad, Taavet ei sajata seal, aga ta ikkagi räägib ka vägevaid sõnu muidugi, loeme, kuidas Taavet seal ka rääkis, see Samueli raamat on lahti. Sest mõlemad ütlevad tegelikult päris kõvasid sõnu, eks. Goljat ütleb oma sõnad seal, kus tema ütleb seal 17:43 lõpp ja siis ta ütleb, kas ma olen koer ja sa tuled mu juurde kepiga ja vilist sajatas Taavetit oma jumalate nimel ja tule mu juurde, ma annan su liha lindudele taeval ja loomadele väljal ja Taavet ütles vilistile, sina tuled mu juurde mõõga ja piigi ja odaga, mina tulen su juurde vägede issanda Iisraeli väehulkade jumala nimel, keda sa oled teotanud. Täna annab issand sind minu kätte ja ma löön su maha ja et ma su pea siis raiuksin ja annan vilistide sõjaväe laibat täna lindudele taeval ja metsloomadele maa peal ja kogu maailm saab teada, et Iisrael on jumal. Ja vägevad jutud olid mõlema poole pealt. Aga meil on teada, kes võitis. Taavet jäi seal võitjaks ja vilistid pidid ju sealt ka häbiga põhimõtteliselt põgenema. Ja nii on. Nii et Jumal leidis ühe sellise oma südame järgi kuninga, keda tema tarvitama hakkas. Ja kui nüüd hiljem, kui Taavet saab kogu Iisraeli, võiks ütelda kuningaks juba, siis on see selline, et vilistid kuulevad seda. See on 2. Samueli 5. peatükis on niisugused huvitavad salme, mida võib lugeda, et kui vilistid kuulevad, et Taavet on saanud kuningaks, siis 5:17. Aga kui vilistid kuulsid, et Taavet oli võitnud, oli võitud Iisraeli kuningaks, siis läksid kõik vilistid Taavetit otsima. Aga kuhu Taavet siis läks? Kui Taavet seda kuulis, läks ta linnusesse. Aga kuhu õige jookseb ja kus ta kaitstud on? Issanda nimi on tugev kindlus. Ja sellepärast on niimoodi, et ta lihtsalt läks, ta leidis sedasi, see võis olla see hoone, kuhu ta läks.
aga veel rohkem oli see issand, kuhu ta tegelikult läks. ja sellepärast on see nii, et see on nii huvitav tegelikult lugeda, aga esimese ajaraamatu 14:8 ütleb, et Taavet tegelikult läks vilistidele vastu ka. Et ta sinna linnusesse ainult ei jäänud ja ta võitles ja võitis ka seal tegelikult väga hästi. Aga nüüd, nii kui ütlesin, et toon ühe Taaveti näite, kus on ka see võit ja lein on läbisegi. Ja see on 2 Samueli 19. peatükk. See on see kurb peatükk, kus Taavet on leinamas oma poega Absalomi, tema poeg Absalom on, astunud tema vastu ja nüüd on need võitlused juba ära olnud, Absalom on surma saanud ja Taavet on tegelikult väga kurb oma poja surma pärast. 19:3. Ja siis on öeldud, nõnda muutus võit sel päeval leinaks kogu rahvale, sest rahvas kuulis sel päeval öeldavat, kuningas on kurb oma poja pärast. Teised tulid võiduteadet tooma, et me võitsime, see mäss on lõpetatud, praegusel hetkel kõik on nagu hästi läinud, aga Taavet on tegelikult kurb. Sellepärast, kallid, vaata, anname selle koha pealt täiesti aru, et vaata, nende võidupäevades võib olla tegelikult väga palju tegelikult kurbust. Ja sellepärast, ütleme, et kellel on lähedased surma saanud ja see on paratamatult, see teravdatult tuletab kõike tegelikult meelde sedasi, mis on olnud ja ütleme, et siin mul abikaasa just ka oma sugulaste hulgast ja et otsib taga seal interneti, paneb nime, et kas on, ütleme, et üks ta, kes seal sõja ajal üldse kadunuks jäi, keda ei tea kuskil, kus ta jäi, et kus see isak jäi, et kuhu ta jäi, keegi ei tea, kuhu ta jäi. Aga sellepärast, kallid, niimoodi tegelikult need asjad on. Aga need tulevad meelde, võiks ütelda nagu sellel hetkel. Need tulevad sellel hetkel lihtsalt meelde, et kui on, ütleme, selline päev, nagu see päev jälle nagu tuleb kätte lihtsalt ja kui see on nagu ümmargusem, siis see tuleb võib-olla rohkem teravalt veel meelde. Ja kallid, ma ütlen sedasi, ütlengi sedasi, et vaata, võidurõõm ei ole kahjurõõm. Võidurõõm ei ole tegelikult kahjurõõm. Ja sest, et vaata, see on niimoodi, et see võit muutus tegelikult leinaks ja ütleme, Taavetit aidati sellest, võiks ütelda, sellest leina hetkest nagu üle, ta abilised tulid, ütles, et kuule, et sa ei saa praegusel hetkel siia oma poega leinama jääda, et rahvas tegelikult vajab sind juhina ja sa pead oma positsioonid tagasi tulema ja see sündis ka, aga vaata, need asjad on tegelikult vaja nagu mõista, need tuleb nagu üle elada normaalsel moel. Taavet oli selline mees, kui Taaveti elust veel, mitu näidet olen saanud, on selline, et vaata, Taaveti ümber tegelikult koondusid inimesed. Need, kes tegelikult olid elus kibestunud ja nii nagu sõna ütleb sedasi, et ei olnud võib-olla kõige parem kontingent, kes sinna tulid, aga tegelikult nad Taaveti juures kujunesid ringi. Nendest said kangelased paljudest. Ja sellepärast on nii, nagu täna need ülistuse ajal, Veiko tõi selle näite sellest preestrist, kes ühe mehe tegelikult jaoks oli selline mõju inimene, et aitas tal nagu muutuda. Ja sellepärast, et Taavet oli samamoodi ka, et Taavet oli ise kangelane ja kes ta juurde tulid, tegelikult väga paljud said kangelasteks. Tal oli väga selline hea mõju. Eks ta oli oma lauludega, ma ei tea, kui paljud oma nendele kaaslastele seal laulis, see on jääb nagu selliselt peitu, olid need rohkem üksinda seal Jumala ees lauldud ja seal karjas lauldud või kus ta seda tegi. Aga igal juhul ega see oli olemus ja ega see peitu saanud jääda. Ja ta oli selline, kes õpetas kogu aeg inimesi. Mehed olid ta juures, ütles, kuule, Saul on käeulatus, lööme ta maha. Ta ütles, et ei puutu võitud, ei puutu. Ta lihtsalt tõmbab tagasi. Teised ju näevad tegelikult ta südant, et kuidas ta tegelikult käitub. See vaenlane, kes teda taga ajab, on käeulatuses, magab, võiks maha lüüa, aga me ei tee seda. Sellepärast, et vaata, see on see üleolemine ja mitte selline üleolemine, kui sa seda alguse mõtet mõistad, vaid see oli austav üleolemine. Ma olen kõrgemal, aga ma ei puutu. Ma jätan need asjad tegelikult, jätan Jumala kätte. Ja sellepärast, kallid, meil on samamoodi. Praegu on selline nagu, kuidas tahetakse nagu sundida meid väga paljustki, et kuidas te peate mõistma, kuidas te peate mõtlema, kuidas te peate ütlema. Kallid, täna ma tahaksin seda, et tõuseme kõrgemale kõigest sest jamast. Et me peame tegelikult saama neid kõrgemaid mõtteid. Jumala käest tegelikult saama neid mõtteid, et kuidas mõista neid võitusid ja kaotusid, mis siin selles maailmas on üle käinud ja et lihtsalt ise Jumal meie südameid tervendaks, kus on vaja tervendada ja lihtsalt aitaks meid. Muidugi, kui on rasked võitlused, need on head näited, on, ütleme, mida tasub täna ka meelde tuletada, ma võtan sealt 2 ajaraamatu 13, ma ei teagi, kes see kuningas seal täpselt on, aga tema lugu on selline, see on see Juuda kuningas Abija, on seal 13. peatükis ja 14. salmis on öeldud sedasi,
et kui juudalased pöördusid, vaata, siis oli nendel võitlust ees ja tagant. Ja nad kisendasid issanda poole ja preestrid puhusid pasunaid. Ja siis on niimoodi, ja juudamehed tõstsid sõjakisa ja sündis, et kui juudamehed sõjakisa tõstsid, lõi Jumal Jerobeami ja kogu Iisraeli maha Abija ja Juuda ees. Ja sellepärast on niimoodi, et tegelikult kui on häda käes, tuleb Jumalat appi, tuleb hüüda. Ja sealsamas on, järgmine peatükk on Aasast räägitud samamoodi, et kui talle tuli see tohutu tegelikult suur sõjavägi tuli kallale, noh, ütleme, 1 000 000 tuli kallale, 1000 korda 1000 ja oma 300 sõjavankriga, need etiooplased, kes seal tulid, siis 10. salm ütleb sedasi, Aasa hüüdis issanda poole seal, oma Jumala poole ja nii ütles, issand, ei ole peale sinu ühtegi, kes suudaks aidata jõuetut tugeva vastu ja tegelikult jälle tuleb tegelikult suur võit. No põhimõtteliselt on, teate, mismoodi need võidud on, ma ei hakanud kõiki asju rääkima, see on selline, et vaata, Jumal sageli tarvitab sedasi, et ta saadab segaduse. Ja ma ei hakka neid kohtasidki lugema, see on 2. Moosese 14.24 või 2. Moosese 23.27 või Joosa 10.10 ja kus on räägitud need segaduse momendid. Praegusel hetkel teate, mis need navigatsioonivärgid lähevad segaseks. Praegusel hetkel. Ütleme, et vaata, kõik see, sellepärast, et ka kõik need raadiolained ja kõik see, mis iganes siin levib, see tegelikult on ju tegelikult siin ikkagi Jumala kontrolli all ja sellepärast tema on suuteline kõiki neid asju välja lülitama, tema on suuteline pimestusega lööma ja sellepärast, kallid, nii see on, et Jumal on see, kes tegelikult kõigest saab olla üle. Ja sellepärast on see niimoodi, aga vaata, tema on õiglaselt nendes asjades on tegelikult üle. Ja sellepärast nii see on, et vaata, ma ei tea, meil on nii, võiks ütelda, siiski suhteliselt külm kevad. Nagu tänagi, mingi 5 kraadi või palju siin päeval on, et ikkagi üsna selline külm ja jahe on. Aga kõik see tulirahe, lumituul, meil tuli täna ka niisuguseid õrnasid raheterasid. Neid hoitakse tegelikult sõja jaoks. Ütleme, et kui Hiopi raamatust loeme sedasi, eks, et Hiopi 38 seal ja 22 ja 23 salm. Väga otseselt räägitakse. Kus on praegusel hetkel olnud ka neid suuri raheterasid, nagu tennisepalle tuleb, osadel tuleb alla. Ja ütleme, et ja mis on ikkagi täiesti juba ohtlik. Ja kui hakkame nüüd mõtlema korraks, ma olen nendest rääkinud, ma sellest palju ei räägi. Teine maailmasõda, külm ja lumi aitas, oli Rootsi kuningaga, ütleme, Venemaal oli sõda, oli Napoleonil sõda, kõik need külmad lumed ja asjad aitasid. Ja et paratamatult on see niimoodi olnud, et vaata, Jumala sekkumine on tegelikult ka nagu selle ilmastiku ja selle kõige kaudu tegelikult, kuidas ta neid asju ka tegelikult korraldab. No nii, nüüd on üks väga tähtis asi, et me tunneksime omad ära. Ja see on väga tähtis asi ja ma teen lahti, nüüd teen Hiopi raamatu lahti. Sellepärast, et seal on räägitud üks selline moment, seal on, see on Hiopi raamatu 39 ja 19, kus on räägitud ka. Siin on ennem on räägitud jaanalinnust, et jaanalind jookseb hobusest kiiremini, aga nüüd ma nagu seda hobuse juttu tahan lugeda. Aga sina annad hobusele jõu, ehita kaelalakaga. Kas sina paned ta hüppama nagu rohutirtsu? Tema võimas nooskamine on kohutav. Ta kaabib orus ja tunneb rõõmu ja läheb jõuliselt relvadele vastu. Ta naerab hirmu, ta ei kohku ega tagane mõõga eest, ta kohal kõliseb nooletupp, piigitera ja viskoda. Ta kihutab tuhinal ja hoogsasti ega püsi paigal, kui sarv hüüab. Siis, kui puhutakse sarve, hirnub tema ihahaa ja juba kaugelt haistab ta võistlust ja pealikke kisa ja hõiskeid. Ütleme, et lihtsalt ühe sõjaratsu kohta on tegelikult ütleme, see pilt räägitud. Lihtsalt tuletan nagu seda meelde, ütlesin, et me tunneksime oma sõjaväe ära. See on ilmutuse raamatu 19. peatükist, kui me issand tuleb. Mis värvi hobusel tuleb? Valgel hobusel tuleb. Terve taeva sõjavägi tuleb valgel hobusel. Kui valgete hobustega tuleb, valged alustavad, valged võidavad. See on male, eks. Ma male mängu ei oska, mõnda ütlemist olen kuulnud. Ja sellepärast valged alustavad, valged võidavad ja vaata, males on tegelikult see teine pool on need mustad, eks. Aga et ma nagu ütlesin seda Jeesuse koha pealt 11 salm siit. Ma nägin taevalaevat avatud ning enne valge hobune
on seal juttu sellest. 14 salm, taevased väülgad järgsid talle valgete hobuste seljas. Ja noh, nii et ja 16 salm, tema kuue ja puusa peale oli kirjutatud kuningate kuningas ja isandate isand. No nii, et lihtsalt meil on vaja ära tunda oma sõjaväe värv. Sest vaata, see on väga tähtis, et sa sõjas ära tunneksid sedasi, et oleks, noh, ütleme, noh, et värvid oleksid paigas. Kui värvidega petetakse, on tegelikult väga ohtlik, seda noh, tehakse ka praegusel hetkel vahest. Ja see on, noh, ütleme, siis noh, satuslik, inimesed saavad surma, kui peavad vaenlast omaks. Aga kallid, meie issand tuleb ja ta tuleb just selliselt. Aga nüüd, no lihtsalt mõni mõte nagu selle kohalt, mõtle see malemäng, mis on tegelikult tehtud. Seal on etturid, eks, seal on ratsud, seal on kuningas, seal on lipp. Noh, eks, no ütleme, seal antakse tuld. Sa pead kuningate lippu pead kaitsma ja kuidas need asjad seal kõik on, ma ütlesin, et ei tunne seda mängu, aga noh, lihtsalt nagu saan sellest asjast aru. Kes seal kõige rohkem langevad? Etturid langevad, sõdurid langevad. Ja noh, ütleme, et neid tuuakse tegelikult, noh, ütleme, kuninga eest, noh, kuidas ütelda, tuuakse ohvriks, neid teisi. Vahepeal ju teised Taaveti kaaslased ütlesid ka, et sina ära tule. Meil on sind juhina vaja. Ära tule sina praegusel hetkel see satta. Me teeme selle ise praegusel hetkel selle asja lihtsalt ära, sest et meil on rohkem sind vaja. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et eks tegelikult lahingud ja asjad peavad lõppema, noh, ütleme, et siis on nagu lõppenud asjad, kui on ikkagi võit saavutatud. Ja sellepärast on niimoodi, et piibel räägib ka sellest lõplikust võidust ja saatana ka sellisest lõplikust kaotusest, mis on, et vaata seda on tegelikult on vaja. Need igasugused viigiseisud ja asjad, ütleme, et noh, nagu sellises mõttes vahest, et noh, lihtsalt tehakse nagu mingi vaherahu, et lepime, et teinekord kakleme edasi. See ei ole tegelikult ei ole lahendus ja sellepärast on see nii, et see lõplik asi peab tulema ja see kindlasti tuleb ka. Nüüd mõned sellised paar asja veel ja siis lõpetan. Õpetuse sõnad 18-19 on üks väga selline tugev ütlemine selle koha pealt, et petetud venda on raskem võita kui tugevat linna. Sellepärast venda ei tohi petta. Vaata, siin on niimoodi, et vaata, ja siin on niimoodi, et vaata, noh, ütleme, et piiblis on, mulle see nii meeldib, et vaata, riik läks kaheks, Juuda ja Iisrael, ja oma vahel on sõjad. Vahest võit Iisraelile, vahest võit Juudale. Kes parasjagu rohkem sobis, nii nad said. Ja see tuli alati nagu Jumala käest, see ei olnud mitte mingisugune juhus. Aga seal ütleme nagu, Saalomon oma tarkuses ütleb sedasi, et petetud venda on raskem võita kui tugevat linna. Ja sellepärast on see niimoodi, üldse ma ütlen sedasi, ärge kedagi petke. Ja ärge kedagi pette, sellepärast, et vaata, te seate tegelikult, noh, ütleme, väga raskesse olukorda, noh, ütleme, nagu teisi, sest et vaata, kui sina oled petja, siis teine on tegelikult väga, väga raskes olukorras, sest et vahest sealt tekivad need vastasseisud siis väga tegelikult tugevad. Ja sellepärast aidaku tegelikult Jumal, et vennad oskaksid leppida. Noh, ütleme, et vaata vist Jakob ja Eesav, ja kui seda lugu, noh, ütleme, et siin selle petetud vendade koha pealt, et justkui nagu Eesavi käest võttis selle esmasünni ära, et seal olid pettused mängus, kõik arvased käed ja värgid ja asjad. Noh, tegelikult sõna ütleb ikka väga seda ka, et ega Eesav ikkagi väga vähe ise hoolis. Aga nad ikkagi ühel hetkel leppisid ja noh, ütleme, et ja siis on selline asi, et ikkagi isamatustel ollakse koos ja ütleme, et see on väga tähtis ja oluline, et need asjad olid tegelikult sündinud. Nüüd meile veel tähtis ütlemine, kogudust põrguväravad ei võida. Nii et me istume ikkagi väga heas kohas, kui oled issanda koguduses, oled igal juhul, me oleme võitjate kogunemisel, me oleme võidukäigus, me oleme nagu selles. Ja selles mõtlen, et ja me ei ole mitte, kuidas ütelda, üleolevalt, vaid me oleme kutsumas teisi, et tulge kaasa, et lähme koos võidule. Et meie võimalus on tegelikult, on see. Ja sellepärast, ja Paulus, kui ta räägib noh, uskliku relvadest, siis ütleb esimene asi, et võtke kätte usukilp. Ja sellepärast me peame tugevad tegelikult lihtsalt usus olema, siis me võidame. Aamen. Tõuseme. Isa, me täname sind, et me täna võime praegu lihtsalt seda armu paluda, et sellel nädalal ja nendel päevadel, kui mõeldakse nendele sündmustele, mis olid 8 aastat tagasi, on erinevad tõlgendused ja asjad. Jumal, me tahame olla sinu poolt tegelikult juhitud oma mõttemaailmas. Me palume seda, et uuenda meie mõtteid ja meeli. Anna meile nagu mõistvat suhtumist
Jumal, me täname sind, et me tohime paluda seda, et meil ei oleks mitte mingisugust ei kahjurõõmu ega võidurõõmu niisama tühiselt peale selle, mida sina meile annad. Anna meile asju tegelikult õieti näha, õieti mõista. Ja isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et me tohime praegu lihtsalt seda armu paluda, et sinu rahvas võiks tegelikult elada tarkuses ka nendel päevadel. Jumal, juhi oma vaimu läbi tegelikult meie palveid. Et me oskaksime praegusel hetkel lihtsalt olla õnnistuseks, Jumal, sinu plaanidele ja seista vastu nendele kurjade ja pimedate ja tumedate jõudude plaanidele, kes tahavad külvata surma ja kaost siin selles maailmas. Me täname sind, issand, et me tohime kutsuda sind, et sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu. Jumal, me teame, et see on parim igal juhul ja alati. Aamen.